8:30 ja Sonja ikka veel magab, nagu pole siukest asja mitte kunagi olnud. Aga noh, ei saa nagu pahaks panna ka, sest et eile ta läks voodisse peale 10. Lihtsalt meil päev läks nii pikaks. Aga ta läks väga hea tujuga ja selles mõttes kõik oli nagu fine. Aga jah, nii kaua magab. Ma olen ise juba kella 5 üleval. Ja ma arvangi, et ma lähen tegelikult. Ma lähengi tegelikult vaikselt äratama teda. Sest et täna on jällegi meil plaanis minna kodust välja kaugemale, kuna täna on lastekaitsepäev. Et täna on väga palju üritusi tegelikult Tripoli. Kuna tegelikult täna väga palju üritusi nagu ei toimugi, nagu just enne lõunat, sest et enamus lapsed on koolis, lasteaias ja vanemad on tööl, ehk siis nad ei saa lastega kuskile minna. Jumal peal Tripolil on nii palju vaja käia just siis, kui ma filmin. Et jah, aga ma leidsin siin lähedal on. Mul oli valida, kas ma lähen Kumusse, maksan 18 € tunni aja eest, või ma lähen vabas õhus toimuvale üritusele, mis on tasuta. Me pigem lähme vabasse õhus, sest et vihma ei saa. Siuke normaalne, väga külm ei ole. Et lähme pigem oleme õues. Me ikkagi ei läinud Sonjat äratama. Selle asemel ma pakin kokku riided. Ma eile panin siis Instasse üles, et mul on ära anda suvestardipakett lastele suuruses 80-86. Seal on kleidike, retuusid, mõned pluusid, püksikesed, üliilus seelik. Mul lihtsalt nii kahju selle seeliku ära anda. Nii ilus. Tahaks, et ta kannaks seda, ma ei tea, nii kaua, kuni ta suureks kasvab. Nii kena. Aga lihtsalt meil on kleite hästi palju ja see on talle väikseks ka juba hakkab jääma. Ma pigem annan selle kohe ära, kõik koos. Kui see, et ma jätan selle ja siis on see, et hooaeg on läbi ja kes tahab talvel selliseid riideid, mitte keegi. Ühesõnaga, siin on shortsid ja pluusikesed. See on mega mõnnud ja käis sellega ühel sünnipäeval. Ühe korra panime selga. Tegelikult talle läheb see praegu ka selga, aga siis mõtlesin, et meil ei tule mingid üritusi. Enda sünnipäevaks on tal kleit olemas ja siuke nunnu kleit. Seda on ka toas on kandnud mõned korrad. Aga ma panen need pakin kokku ja siis ma lähen vaatan oma last, mis ta teeb seal. Nüüd ma tean, miks mu laps nii kaua magas. Tal on palavik. Nii et kõik meie plaanid on cancel ja oleme kodus. Kuna täna on kodune päev Sonja palaviku pärast, kuigi mulle tundub, et see on nagu palju paremaks läinud juba praegu. Tal nagu, esiteks ta keha ei ole nii kuum, on ju. Ja siis ta ei ole nii viril ka ja sõi persest, et ma arvan, et see on siuke kerge külmetus või midagi. Aga kui me kodus juba oleme, siis mis me siin ikka niisama passime, teeme süüa. Mitte, et meil seda nüüd väga oleks vaja teha, aga ma mõtlesin, okei, ma teen need, mis need on, pannakaid, selle vorstijupi jätsin ikka alles, riivjuustu, piima, muna peaks ka välja võtma. Ja mis seal veel? Jahu panen. Ja ongi kõik. Tegelikult võiks kodujuustuga panna äkki või? Ma ikka ei pane. Aga jah, ma teen neid pannakaid.
siis mul on ju toorjuustu. See oli muidugi selle mõttega, et teeks mingit torti või kooki. Aga praegu nagu ei ole väga mingit mõtet või motti ka, et mida võiks sellega teha. Ma pean pastat pärast tegema, mõtlesin teen lõunaks meile see kana, mis meil oli reedel või? Jah, reedel tegime ära, täna on esmaspäev. See kana, ma võtsin kõik konti küljest lahti, need on mul siin karbi sees väiksed tükikesed, et keedan pastat ja teeme kastme brokolit paneme sinna ja siuke kerge lõuna, väga kiiresti valmiv. Ja ega rohkem ei olegi. Aga panin kombe, Sonja ühe vihmakombe panin pessu, sest et selle ma panin ka eile kuulutus üles Instasse, et tahan ära anda ja täna siis juba tuli huviline sellele. Selle läheb see selga, aga mõtlesin, et sügiseks on see nagu nii väike ja praegu suveks me saime ka vihmariideid, nii et anname selle uuele lapsele, kes saab sellest rõõmu tunda vihmaste ilmadega. Võt, ma teen siin need pannakad ära. Tõesti suvaliselt silma järgi panen alati neid koguseid, nii et mingit retsepti pole, aga need on, ma ütleks, et sama head, kui mitte paremad, kui Cookeri need minipannakad. Hästi juustused on need. Suulased pannakad said valmis ja noh, kui juba siin köögis seisan, siis miks mitte edasi tegutseda. Aitäh! Sulle maitse need mustikad või? Suu puhtad. Mida tundub, et Sonjal on nagu väga palju parem juba. Et ma ei tea, mis palavik siuke oli. Või järsku õhtuks tõuseb. Loodan tõesti, et mitte. Aga ühesõnaga ma teen neid kokoskuhjasid. Väga lihtne on teha. Sul läheb vaja 2 muna, segada kokku 90 grammi suhkruga, siis 200 grammi kookoshelbeid ja 50 grammi sulatatud võid. Ja siis lähevad 175 kraadiga 15 minutiks umbes ahju. Ja siis pärast sulatatud šokolaadi ma piserdan üle. No, ei pea otseselt seda panema, aga ma olen pannud, täna mul ei ole seda. Vaatame, kuidas Sonja enesetunne on. Jälle pissule või? Me just käisime ju. Mul jääb isegi väheks kookoshelbeid. 30 grammi jääb väheks. Pööda leete. Hirv. Kits ja kits. Oi, kes siin on? Delfiin. Ja, me käisime emmega koos, ja? Delfiini show. Ja, delfiini show käisime sinuga koos. Emmega koos käisime, ja, Hispaanias. Kus on kala? Ja see on vaal. Näita emmele, mis sa tahad veel teada? See on 8 jalg. Merihobu. Kala. No mine vaata, opa. Sonja, too sealt alt mingi raamat. No tule sellega siis. Opa. Ja. Masha. Masha on see, jah. Mammi, jah. Mammi on jah, karu. Hoiavad käest kinni.
tipa-tapa teevad ja kõnnivad. Maša kõnnib. Mammi ja Maša kõnnivad. Jah. Vaatame, mis see on. Kes see on? Kes see on? Hunt. Aga kes see vene keeles on? Voog. Kuidas on? Voog. Kes see on? Siil. On siil. Kuidas see vene keeles on? Voog. Ei tea. A siil? Joosik. Joosik. Orav. Belka. Väike hiir. Kui ema põrandat pühkima hakkas. Oota natuke, ütles ema. Kohe praegu, nõudis väike hiir. Üsna kohe, lubas ema. Jaa. Nüüd, nõudis väike hiir. Ema pühkis kiirelt nurgad puhtaks ja ulatas harja hiirele. Võta. Jaa. Siis oli tualettruumi kord. Mina pesen potti. Teatas hiir. Suurepärane, kiitis ema. Aitäh, nüüd on puhas. Aitäh. Kui siin mingi aeg tundus, et Sonjal nagu on parem, ronis siin, sõi juustu ja mängis ja oli siuke tavapärane, siis ta ei olnud enam nii kuum ka. Siis kui me lugesime raamatuid seal tema toas, siis ma mõtlesin, okei, et ma kraadin teda ka. Ja palavik oli ikkagi tõusnud, 38 juba, 38,2 isegi vist oli või. Ja panin kardinad ette ja siis hoidsin teda süles, panin teki peale. Kõik kaisukad olid kaisust all ja lugesime raamatut. Niimoodi sosinal lugesin veel, mõtlesin, et äkki jääb mul süles magama. Ta vist natuke nagu muutus unisemaks küll, aga siis kui ma ütlesin talle, et lähme nüüd tuttu ja siis ma hakkasin seda kiigutama seal selles toolis, siis ta ikkagi hakkas jonnima ja tahtis voodisse. Et isegi kui ta on haige, ta ei taha nagu süles olla, et ta tahab oma voodis ise magama jääda. Ja kui meil mingi periood oli siin, et ei saanud toast välja minna, et ta sosistas seal muudkui emme või siis vana, kui ta oli mu ema juures. Et kui kontrollis, et kas keegi on toas, siis nüüd tal on nagu täiesti ükskõik jälle, mis on nagu väga hea. Ja ühesõnaga jah, ja siis ta hästi kiiresti jäi tegelikult nüüd uinakusse. Et kuigi ta ärkas kell 9, siis kell 1 ta juba magas. Et arusaadav on ju, kui palavik on, siis magad rohkem ja nii. Aga veits nagu jamma on see, et ta ei taha midagi juua ka. Et putru siin sõi. Ja isegi kui ta oleks keeldunud söögist, mul ei oleks selle vastu midagi, on ju. Et ise ka ju haigena ei taha süüa, pigem nagu jood, aga ta ei taha juua. Nagu natuke siin vahepeal jõi keefirit ja teed, aga vett nagu üldse ei taha. Et ma loodan, et kui ta nüüd ärkab, et siis võib-olla äkki joob rohkem ja saab sellest haigusest peagi võitu. Et ma korraks nagu mõtlesin, et jälle äkki lõpetaks siis selle vlogimise ära, et see nii-öelda puhkuse vlogimine igapäevane, et mis ma siin ikka teile näitan. Aga suva, ma teen edasi, kui tahate, vaadake, kui taha, kui on igav, mis I don't judge on ju, et täiesti arusaadav, et mis ma siin ikka passid, kogu aeg ühed samad tegevused siin kodus haige lapsega, siis nii on. Aga ma ikkagi vlogin edasi ja äkki saab terveks ikkagi mõne päevaga, sest et homme tegelikult me pidime minema 2 aasta arstikontrolli ja peale seda pidime minema juuksurisse, pidin ema viima juuksurisse. Aga siis nüüd need jäävad ära. Ja tegelikult ega meil rohkem plaane polnudki, me tahtsime minna Viljandisse ja Pärnusse, aga need ilm on ka nagu näitab, et ei tule midagi head sealt.
ainult neljapäeval vist näitab päikest, et ülejäänud on kõik sihuke pilvine, vihmane. Kuigi siiamaani ei ole vihma tulnud, et mis on nagu tore. Aga jah, äkki neljapäevaks siis saab terveks siis, kui näitab 24 kraadi ja lauspäike, et saab vähemalt minna õue nautida seda. Aga niikaua kui Sonja magab, mis ta on siin maganud pool tundi vist või? Jah, pool tundi. Ma lähen ka viskan pikali, et ei tea, kui raske see öö mul tuleb või päev isegi. Magasime päris pikalt, ma jäin ka magama ja pasta sai valmis. See brokoli, mis ma tahtsin sinna panna, see oli hallitama läinud. Jaa, jänku on seal. Nii et veits jama sellega, kahju. Oleks tahtnud ikkagi seda ka sinna panna pastasse, aga noh. Oleks ma üksi, siis ma oleks nokkinud need hallitanud kohad välja ja võib-olla ikkagi nagu pannud selle, aga lapsega ma ei usalda seda. Ja need läksid ujuma ja sopa teevad. Kraadini veel Sonjat ei ole, aga ma arvan, ma kohe teen seda. Nii, paneme ta siia pannakaid ka, mis ma tegin, et noh, tuleks variante midagigi süüa. Peasi, et laps sööb. Ja emme istub. Ja tisu. Kas võtad väikse porganditükki endale? Endale. Sonja võtab endale, sööb ise ära. No, pane siia. Tähendab, ei. Oled ikka kindel, see on üsna porine. Ei. Nüüd jääme tagasi minema ja teist ei proovi. Konna paned sinna. Võtame veel joomsu. Külge. Pane kiisu juurde. Ja sinna jah, vot nii. Kiisu. Jaa. Kes see on? Auto. Jaa, pane sinna ka kuskil. Auto. Vot nii, auto jah. Väga hästi. Täna. Väike. Emme. Jah, emme paneb. Paneb väike. Suisa. Natuke väike, proovi teist auku. Keeruta natukene teisele poole. Vot nii, väga hästi. Vot tubli. Ja viimane. Kes see on? Kõik. Kas kutsa on terve? Ei ole. Mis kutsal viga on? Kutsa on haige. On haige, jah? Selle mägrale appi. Panete mänguasjad talle sinna korvi. Vaat nii. Emme paneb ka ühe klotsi. Ups. Köögist hakkab tulema isuäratavaid lõhnu. Tule õhtust sööma, väike mäger, hüüab mägrapapa. Ma ei jaksa süüa, ma olen nii väsinud. Kõnnib väike mager. Kas aitad väikest mäkra toita? Jah, pane talle suhu need porgandid. Pane talle suu sisse. Ops, vot nii, jah. Kõik, jah. Valmis. Väikese mägra kõht on täis. Nüüd korista lauda ära, väike mäger. Tuletab mägra mamma meelde. Ma ei jõua, ma olen nii väsinud, joriseb väike mäger. Kas võtad endale viimase porganditüki? Endale võta. Sonja võtab endale. Kas emmele annad ka? Jaa. Ka riidest lahti võtmine on väsitav, kuid sellega saab väike mäger täitsa ise hakkama. Tule hambaid pesema, väike mäger.
ütleb mägramamma ja toob hambaharja. Ma ei saa, ma olen nii väsinud, massitab väike Mäger. Kas aitad väiksel Mägral hambad puhtaks pesta? Ongi päev lõpule jõudnud ja tegelikult oli nagu megatore päev. Ma arvasin, et tuleb siuke, nagu haige lapsega ikka on ja raske ja jonnine ja siuke tülpimus tuleb peale, et nagu tahaks kodust välja või midagi teha. Aga tegelikult oli nagu nii tore päev. Ma arvan, et see oli isegi toredam, kui ta oleks meil olnud, kui me oleks kuskile läinud. Et Sonja sai tõesti nagu minuga nii-öelda üks-ühele teha kõike, mis ta tahtis. Raamatuid eriti lugeda ja mängisime koos ja muidugi vaatasime multikaid ka, onju. Aga põhiline oli jah see raamatute lugemine, et kõik raamatud lugesime läbi lõpuks ja hästi mõnus. Ja päeva lõpuks siis Sonjal oli tegelikult palavik nii-öelda 37,1. Ma loodan, et see hommikul ei ole kõrgemaks tõusnud ja me saame ikkagi tegelikult perearsti juurde minna, et juuksu jah, me tühistasime siiski ära ja ühesõnaga eks hommikul ole näha. Aga ma teen endale maski, tegin juba selle lahti siin näomaski ja nagu kui juuksed siin natuke rätikusse kuivavad. Sõbranna Saksamaalt tõi mulle neid Ultra Sensitive mõnusad kangased maskid. See on mul viimane. Üks päev vaatasin, kuskil olid ka mingi soodukaga, aga siis ma olin mingi, mul on neid, mul ei ole vaja. Aga nüüd mõtlen, et võiks ju veel olla. Tegin omale skraabi ja nii et näonahk on väga vastuvõtlik sellele niisutusele, mis maskist tuleb. Võt. Nii et siuke lugu siis. Nii. Olgu. Vaatame siis, mis see hommik meile räägib, mis seis meil on. Loodetavasti tõesti, ma loodan, et see oli mingi 1 päeva palavik. Nii nagu ka Šveitsis viimane kord. Täna hommik on mega kiire olnud, aga Sonjal on 37,4, nii et ma ikkagi lähen käin arsti juures ära, lasen vereproovi võtta, äkki tal on midagi seal, ma ei tea. Sonja, näita ennast, näita enda outfiti. Tee keeru. Jaa, tuju on hea, lähme. Ja kuna meil on nüüd mähkmeta, proovime õues käia ka juba 4. päevist või, siis Pott käib meiega kaasas. Kõvasti käivad nupud, jah? Arstivisiidil on käidud, me oleme juba tükk aega kodus olnud. Käisime vahepeal poest ka läbi, et Sonjal võeti veinist verd ja siis ma ütlesin okei, et saad jäätist, sest et olid nii vapper. Jah, olid vapper ja tubli seal ja ei tea. Ühesõnaga jah, et eks siis vaatab, mis need tulemused tulevad sealt, et ma ei tea, ma pole kraadinud teda, palju tal praegu palavikku on, aga täna on nii suve, et ma tahaks natukeseks küll vähemalt õue minna temaga. Kus on emme?
emme siin. Emme siin. Tule vaata siia. Tule siia. Tule vaata diivani taha, Kalli. Kas sa leidsid emme ülesse või? Leidsid emme ülesse. 1. Sonja, aga ma näen sind sealt. Sonja, mine mujale peitma. Emme ei tohi sind näha. Mine enda tuppa või mine emme tuppa. On ju? No peida sinna. 1, 2, 3, 4, 5. Emme tuleb. Emme tuleb otsima. Sonja juba tuli välja. Millised lokid tulid nendest patsidest, täiesti ootamatu. Jaa. Tere hommikust. Täna oleme ilmselt jälle kodus, kuigi õues on nii soe. Ma ei tea, mida see ilmaennustus mu telefonis näitas, et oot vihma ja mingi siuke kole ilm. Ma ei tea, vihmast pole nagu kõssugi. Et väga soe, väga päikseline on seni olnud. Ja praegu see on siin hommikust. Müsli, kodujuustu, hapukoore ja moosiga. Jaa, sina koolid muna. Pane taldriku peale. Ära söö seda, pane taldriku peale. Kuigi siin eile mingi aeg oli Sonjal 36-7 palavik, siis, või noh, see ei ole palavik, aga kehatemperatuur siis õhtuks oli ikkagi 37-6. Täna ma kraadinud veel ei ole teda. Aga ma usu, et seal midagi väga kõrget on. Ja meil on vaja lihtsalt minna anda uriiniproov Sonja, sest et eile ikkagi mingi põletiku näitaja oli sul veres, jah. Kuigi noh, ma usu, et ta midagi väga hullu on, seepärast, et see palavik ei ole nagu meeletutesse kõrgustesse läinud. Mingi aeg võib-olla lähme natuke õue siis, kui me lähme sinna arsti juurde, et kuna me seal samas mänguplatsi kõrval põhimõtteliselt oleme, siis why not natuke ka mängida. Käisime ära seal Synlabis ja tulime Lasnamäele siia ühte parki. Me oleme mega ammu käinud. Sonjaga polegi kunagi käinud, ühe korra olen. Ja noh, meil on nässu ka kaasas. Nii suve on, nii mõnus. Naudime ilma ja lähme varsti koju tagasi. Давай! Давай, скатывайся! Oota! Tule! Käisime seal mänguplatsil ära ja läksime Lidlisse ka. Ja kuna ma pean Sonja sünnipäeva perega pühapäeval kodus, siis ma ostsin mõned asjad ka. Teen makaronisalatit, pastat, kurki, siis on see suitsetatud kana, siis ühe mängu jaoks ostsin mingi hunniku magusaid asju. Lastele auhinnaks. Sonja, oota korra. Siis šokolaad, läheb tordi peale mune, kirstomatid, proteiinparike endale ja siin on ühed asjad, mida ma ei tohi öelda. Ja oligi kõik. Aga nüüd me hakkame süüa tegema. Ma teen neid vorstikesi kuumaõhu fritüüris. Neid. No tule siia tooli peale.
ja siis, kui ma tegin salatit, siis ma keetsin natuke liiga palju kartuleid, 2 tükki üle, koorin need ära ja praen ära panni peal. Minu ootus on see, et me sööme kenasti laua taga, aga siin ma olen, istun põrandal, söön enda toitu, Sonja mängib ja samal ajal ma siis tema taldrikust suskan talle toitu suu. Nii et expectations ja reality on 2 väga erinevat asja lapsega. Vihma sajab, aga me tulime ikkagi õue, vahetasime riided ära. Me nüüd selle vlogi lõpetame ära. Täna on juba kolmapäeva õhtu 7 ja oleme kodused, et ega me rohkem midagi ei tee. Vaja monteerida see kokku ja kuigi see vlog ei olnud just nagu kõige tegude rohkem, kõige põnevam. Mis sa nüüd suhu said endale? Siis paneme selle tagasi. Siis ma luban, et järgmine vlog tuleb. Anna Koremäe kätte. Aitäh. Tuleb, lähme käime kohtades ja näitame teile ka. Ära pane suu seda, tuleb jälle ära. Ja siis, kui ta nüüd veel siin haigemaks ei jää, sest tegelikult täna on juba täiesti palavikuvaba päev olnud. Jah, see on nüüd tšau-tšau. Tšau.